Mis see siis tähendab? Need on ühed väga võimsad riistad meil siin. Noh, nii ja noh. Kas te üldse mäletate enda sellist kõige esimest mootorratast? Kas oli selline sääreväristaja, nagu ikka Eesti poistel on alati olnud ja millega ringi on sõidetud? Kust ma nüüd alustan? Noh, sääreväristajaga mina küll nüüd ei alustanud, aga kõik ikka reaalselt hakkasid ikka M-idest ja Vene mootorratastest pihta. Et esimene ratas oli küll M72, millega sai kohe päris 10 aastat tagasi Saksamaale sõidetud 70 kilti tunnis. Kuidas ta vastu pidas selle pika teekonna? No sinna ta jäi. Et tagasi ei saanud tulla. Kuidas teistel on? Kas see Harley Davidson on teie jaoks nüüd ka selline loomulik asjade areng olnud või on mõniga tulnud kohe Harley Davidsoni juurde, et on jättud vahele need esimesed etapid? No eks ikka kõik etapid on vaja ikkagi läbi käia ja kõik vead ikka ise ära teha ja siis lõpuks ehitad endale siukse ratta nagu meeldib ja siis sõidad sellega. Kas Harley Davidsonid tänapäeval, kui nad osta täiesti tuttu uuest peast, on nad nagu uued autod, et tegelikult neid eriti ise putitama ei pea, käid teatud kilometraaži järel kogu teeninduses ja ta töötab väga hästi, mingit probleemi ei ole? No võib ka nii, kuigi Harley müüb nagu rohkem siukest konstruktori teemat, et ostad järjest uusi juppe ja kruvid neid külge ja ehitad oma näolise ratta ja nii ta tuleb. Noh, samad sõnad selles suhtes, et ütleme niimoodi, et kõik mehed jäävad nagu elu lõpuni poisteks ja on nõus ostma poest pigem konstruktori, mida täpselt Harley pakub. Kui palju te ise saate lisada nendele mudelitele juurde seda just, mis on teie isikuväraga kokku minev ja mis sobib nendega? Noh, põhimõtteliselt on võimalik kõik ära vahetada, et jääb alles ainult raaminumber, et alates raamidest, mootoritest, paakidest, et noh, praktiliselt saab ehitada täiesti teise ratta, aga seda teha jupphaaval, et sa ei pea nagu korraga seda tegema. Et siin paar ratast ongi nagu sellised, millest nagu praktiliselt pole nagu midagi järgi jäänud, et kõik on nagu ära vahetatud. No vaatame üle need rattad, millised on siin? No, kaks keskmist on nüüd nagu sellised, võiks nimetada nagu väikeseeria tootmine, et kus on nagu, ütleme, Harley Davidsonist pole suurt midagi järgi jäänud, et kõik on nagu tuuningu mootorid, käigukastid, sidurid, raamid, saduled, kõik on nagu täiesti teine, et noh, ütleme, kui minna Harley Davidsoni kauplusesse, siis nagu sellist ratast nagu otseselt seal nagu müüa ei ole, et aga noh, nagu, et igaüks nagu tahab nagu natuke erineda teistest, et kui Harley toodab seal tuhandeid rattaid ühte mudelit, et siis need on ikkagi sarnased nagu pudelisildid, et igaüks nagu tahaks seda eripära natukene. Nii et kui Harley Davidsoni mehed saavad kokku Eestis ja teil on kokkutulek nüüd tulemas homme vist algusega, siis ei ole oluline see, et teil oleksid võimalikult originaali lähedased, vaid huvitavaks teebki vastupidi just. Kas Harley Davidsoniga sõitmine on rohkem ikkagi selline keskealiste meeste hobi või asi, et päris noored mehed ei suuda vist endale juba rahaliselt sellist tsiklit lubada? Ei, vaidleks täitsa vastu sellele, et ei, et mis oleme ka kõik ju noored mehed tegelikult. Välja arvatud teiks teema sai 25 just, et see päris nii ei ole, et nagu tänavapilti vaadata, siis Eestis on kuskil üle 300 Harley praegu, mis nagu ka sõidavad kõik või siis mõned tuuningrattad sinna juurde ja vana tuunikumemad, mis nagu nii tihti väljas ei käi küll, aga nende omanike seas on väga palju noori mehi. Nii et seal nagu vanusepiirangut küll ei ole. Paljud nagu räägivad küll jah, et ma nagu sellepärast ei taha Harley'd endale osta veel, et ma ei ole nii vana mees, aga ma lükkaks selle küll täielikult ümber. No, pigem võib-olla see moment ka, et noored tahavad hirmsasti kihutada, et Harley ikkagi on nagu põhimõtteliselt ta ei ole selline kihutamise ratas, kus 200 kilti tunnis nagu taga sõita mööda maanteed, et noh, ta on nagu natukene, ütleme see kulgemise protsess ja see sõidumõnu on nagu ise, et see ei ole nagu kihutamise ratas, et eks noored tahavad rohkem seda ekstreemi saada võib-olla, et selles on ka asi. Kas teil on tuttav ka selline mootorratta romantika, mida me Ameerika filmidest oleme näinud, et on Arizona kõrb, tõusev päike, maanteelint jookseb silmapiirini, ainult teie tsikkel ja võib-olla kena blondiin tagapingi peal? Noh, blondiini kohta ei tahaks kommenteerida, et naine võib-olla vaatab televiisorist, aga igal juhul see on nagu väga kihvt tunne, et sõita nagu kogu klubiga nagu loojuvasse päikesesse, et ikkagi kuidagi nagu mured jäävad selja taha ja nagu vabadus on nagu eespoole, et kindlasti nagu see on üsna suur osa sellest nagu. Nagu tahaks lisada, et nagu tänagi, et selleks ei pea sinna rõud 66 peale minema, et nagu täna me siia tulime, terve klubiga tuleb, päike tõuseb, et see on nagu väga suur romantika, seda ei peagi minema Ameerikasse otsima, need tingimused on kõik siin olemas ja No vaevalt see siin lähedal asuvate majade elanike jaoks romantika on, kelle hommikuse viimase magusama unede lõhkusite oma. Te päris kõva häält tegelikult ju. Jah. No
kelle kõrvade jaoks on kõva, kelle jaoks mitte. Ilus on seda kuulata. Hääl on ilus jah, selle vastu meeldib. kas teil on selline ütlemine, et loud pipes save lives, et no paraku nagu autojuhid nagu ei kipu meid märkama liikluses, et ikkagi see valju summuti nagu annab meist märku, et nagu noh, see nagu ohutuse huvides ka natukene. Eriti siin Tallinnas. Ega Pavarotti ka ei sosista, ta laulab ka kõva häälega, nii et. No teil on tsiklimeeste kokkutulek nüüd tulemas, seda nimetatakse Estonian Bike Weekend 2006, see toimub Tartus. Mis seal ürituse selline peamine mõte või eesmärk on? Kes sellest kõige lähemalt rääkida oskab nüüd? See ongi tegelikult täpselt nende ehitatud rataste ja nende tuuningrataste tähendab nagu näitamine, et mis on igaüks nagu loonud enda jaoks ja nagu võistlus ka selles momentiga. Auhinnad on suhteliselt krõbedad, nii et noh, ma arvan, et kogu Eesti ja siin Baltikum kõik jookseb kokku, nii et noh, eks ta näha ole. Ja sugugi mitte siis ainult need, kes sõidavad ratastega, vaid kellel pakub seda huvi kõike vaadata ja ise võib-olla tulevikus endale Harley näiteks soetada. Et noh, nagu propageeriks üldse nagu seda mootorrataste ümberehitust ja eks see silmailu on seal nagu kindlasti kõvasti vaadata, et ja auhinnad on nagu väga kopsakad, et selles suhtes soovitame nagu kõikidel mootorratturitel tulla kohale. No mis auhinnaks on? Peaauhind, ütleme, see on nagu public choice, nagu publiku lemmik on 1000 € nagu sularahas pluss siis veel muu nagu seal ütleme tööriistad ja muud komplektid ja auhinnad. Mida selle 1000 € annab ära teha? On see selline märkimisväärne investeering näiteks ühe mootorratta puhul või on need osad nii kallid, et see on selline lihtsalt sümboolne nagu algkapital või? Ei, no 1000 € on ju täpselt niimoodi, et ega ju minna siin kas või turu peale, siis saad selle 1000 € eest saad juba 3 M-i, millest juba annab ehitada mida iganes. Paned sinna sumbuti, paned mootorit, hakkad vaikselt tegema ja nii see läheb ju. Ühe aasta teed ära 1000 € ja nii edasi. Ja siis iga aasta paned näiteks 1000 €. Kas tuleb igal aastal võita? No seda küll. No see on juba raskem ülesanne. Ja üritusena muidugi ootame mitte siis ainult ka tsiklimehe, et üritus on kõikidel inimestele, kellel vähegi huvi selle teema vastu on. Et me oleme niiviisi programmi üles ehitanud, et oleks ka seal võimalik nendel inimestel aega veeta, kes ise tsikliga ei tule sinna. Nii et meil on seal ansamblid esinevad, siis on meil veel siuke väike üritus sinna lisaks pandud rataste vahele on kehamaalingute võistlus, kus 10 kunstnikku astuvad modellidega üles esitatud kavandite alusel, lähevad samamoodi võistlema, valitakse parem töö välja. See saab samuti auhinnatud 500 € suuruse summaga ja ka pealtvaatajad, kes siis hääletavad parima ratta nende arvates, nende vahel loositakse ka auhind, paik, et inimesel on võimalik tulla sinna jala ja ära minna ka paigiga. Pocket bike on see siuke kihvt ratas ja seda on võimalik sealt võita. Pluss siis teise auhind igasugused, jah, nagu mainitud sai juba. No väga hea, aitäh teile siia tulemast ja nüüd on niimoodi küll, et kui tsiklimehed ära sõidavad, siis head Tallinna, Pirita ja Kadrioru elanikud ärge pahandage, sest kell hakkab lähenema 7:30 ja ongi aeg üles tõusta, aga me liigume nüüd saatega siit edasi. Meil on väga palju pilte saadetud www.puhkaeestis.ee portaali kaudu ja endiselt teie saadetud pilte seast valime välja need kõige ilusamad kodukoha fotod ja loosime välja ka fotoaparaadi õige varsti, aga nüüd tõesti pakume ehedat eestimaist silmailu.